Eesti saunakultuuri tähtsustav kirjasõna ei pea olema alati raamatusse raiutud. Ka perioodika saab selle populariseerimisel ja kaitsmisel oma panuse anda ning on seda jõudumööda ka teinud. Ettekandele tuleb Viljandimaa igakuises ajalehes Libasakala ilmunud uudisnuppa aastast 2013. Mõni aeg tagasi tõi ajaleht Sakala avalikkuse ette võimalus, et Viljandi linnasaun suleb aasta lõpul uksed. Nagu Libasakala uurimine näitas, võib olukord olla sootuks hullem ja neid, kellele on praegune linnasaun pinnuks silmas, on rohkesti. Üks praeguse linnasauna kriitik on Viljandi Saunakultuuri Akadeemia lavakunsti õppetooli juhataja. Sattusin hiljuti pooljuhuslikult sealsesse lavaruumi ja see, mis sealt toimus, hämmastas mind. Nagu te isegi aimate, mitte heas mõttes, see oli täielik isetegevus, pahandas lavakunstimeister. Isetegevuslastele tüüpiliselt oli näha, et higistatakse kõvasti, kuid tulemus on kunstiliselt küsitav. Parem, kui ma pole seda näinud, lisas kogenud lavakunstnik, hõõrudes nähtus seni ajani punetavaid silmi. Saunakultuuri Akadeemia õppejõud rõhutas, et laval peab inimene olema ka esteetiliselt meeldiv vaatepilt ja igaüks lavale ei sünni. Samas leidis ta, et praegused linnasauna tingimused on kõike muud kui saunakultuuri soosivad. Tema arvates oleks võimalik olukorda kõvasti parandada, kui linnasaun katsuks suur remonti ootavast Ugala teatrist kätte saada pöördlava. Selle saaks siis tööle panna nii, et täistundidel oleks lava pööratud meeste ja pooltundidel naiste poole. Juba selline väike lütke aitaks saunakultuuri asjakohasemaks muuta, rääkis lavakunstimeister ning lisas. Loomulikult on laval toimub vaid üks osa saunakultuurist, sest teadupärast hakkab saun pihta juba garderoobist. Oma etteheitis on Viljandi linnasaunale võrdsuse eest seisval soovolinikul, kelle kõrvu on jõudnud jutud seal aset leidvast nudistide diskrimineerimisest. Olen saanud hulga signaale, et viljandlastel on kombeks saunas viibivate nudistide poole ebaviisakalt näpu või muu kätte sattuvaga näidata ja nii alasti kultuuri viljenejaid solvata, kõneles soovolinik. Arvat pole tema sõnul juhtumit, et nudiste lihtsalt jõllitatakse, nagu poleks paljast inimest varem nähtud. Selline eelmisse sajandisse sobiv käitumine peab lõppema ja kui inimesed oma kombeid ei muuda, tuleb säärast barbaarsust soosiv asutud lihtsalt kinni panna, oli soovolinik resoluutne. Teda ei kõigutanud ka see, et niisugusel juhul jääksid nudistid pesemata. Parem olla must kui solvatud ja alandatud, võttis ta teema kokku. Kui eelnimetatud saunavaenajad on kohalikumast ja nendega on võimalik heal juhul kokku leppida, siis suurim oht varitseb meie linnasaune ja üldse saunakultuuri Euroopa Liidust. Nimelt valmib Libasakalale teadaolevalt plaan Põhja-Euroopa saunakultuurile päitsed pähe panna. Kõige rohkem häirib Brüsselit Eesti saunade tohutu energia raiskamine, mis on otseses vastuolus Euroopa Liidu säästliku energiapoliitikaga. Oleme näinud videoid ja lugenud kirjeldusi, kuidas inimesed teil saunas oksad käes rähklevad ja räselevad ning pärast tulevad saunast välja nagu tühjaks pigistatud sidrunid, teatas meili teel toimetusel Euroopa Liidu ametnik. Pealegi lähevad teie inimesed sauna siis, kui see on tohutult kuumaks köetud. See on täiesti vastutustundetu, samas kui arenenud osa maailmast võitleb kliima soojenemisega. Arvestades, kui tihti eestlased sauna teevad, on kahju ametniku sõnul tohutu. Paraku ei teadvusta eestlased, et iga nende saunas käik sulatab ära jupikese jäämäest, nentis ta. Ametniku arvates oleks esialgne lahendus see, kui eestlased ei kütaks sauna välistemperatuurist rohkem kui 10 kraadi soojemaks. Edaspidi järgmise 10 aasta jooksul võiks see langeda veel kraadi võrra aastas. Ja kindlasti tuleks ära lõpetada see okstega vehkimine, mis on ohtlik nii vehklejale endale kui ka kaassaunalistele. Muidu nii meeldivalt tuimad eestlased muutuvad seal ühtlegi pööraseks. See ei ole hea, toonitas ametnik. Jah, purgis. Head sauna aastat!